täpselt samal ajal eelmisel aastal, et ei olnud siin mitte midagi. Ei olnud siin seda koolimaja või see nagu hoone iseenesest nagu oli, mis ei olnud nagu kool. Ei olnud siin õpetajaid, oli siin tööl 3 inimest. Ja täna Vabaduse koolis õpib 570 noort, kes on rõõmsad, kes tegelikult hea meelega tulevad kooli. Siin töötab 93 inimest, kes on säravate silmadega, rõõmsameelsed, sõbralikud, toetavad ja kes on teinud kõike selleks, et meie õpilased saaksid ennast tunda hästi nagu kodus. Juba see kooli käima saamine on tohutu saavutus. Mina nagu alustaks võib-olla just nagu sellest mõttest. Kui Olga näeb paremini seda suurt pilti ja tema nii-öelda seda makromaailma, siis mina olen siis oma väikses mullis aineõpetajana või eesti keele õpetajana, siis ma enda jaoks arvan, et kõige suurem saavutus on see kontakti loomine õpilastega, just nende konkreetsete õpilastega, kellega mul on olnud töötada ja siiamaani praegu töötan. Mulle endale tundub kõige tähtsam see isikliku nagu kontakti loomine nendega, et siis on kuidagi palju lihtsam koos minna sellele teekonnale, midagi uut omandab. Ma tajuan, et nad usaldavad mind. Juba see, et nad on valmis tulema oma tundi, nad tulevad sinna hea meelega enamasti, mulle tundub vähemalt nii. Ja seda enam, et ma olen teadlik ja me oleme siin teadlikud, et paljud lapsed ei räägi väljaspool koolid eesti keelt. Kui sa küsid, kas neil on seda vaja, siis nad vastavad sulle tõenäoliselt, et ei ole vaja, sest ma ei kasuta seda mitte kuskil. Kui nad sellest hoolimata tulevad hea meelega tundi ja nagu on valmis osa võtma nendest mängudest ka läbi närima seda grammatikat või tegema need ülesandeid ka, sest minu arvates on see põhineb heal kontaktil õpetajaga ja omavahelisel heal kontaktil. Ja lihtsalt näha nüüd õppeaasta lõpus, kuidas nad edenevad eesti keeles, mida ma õpetan. Nagu mulle tundub, et nagu mingi paisu tagant praegu just isegi viimastel nädalatel ma tajun, et hakkab tulema midagi. Et järsku tajun, kui palju nad tegelikult juba aduvad ja siis nad ise üllatuvad sellest, et seda on nii tore tajuda. Ja lihtsalt need meeletult palju oskusi aasta jooksul juurde omandanud mina, kes ma pole tegelikult õpetanud varem niimoodi tavakoolis. See on väga suur asi mulle. Ma olen õpetanud spetsiifiliste huvidega lapsi tegema selliseid kunstilisi tegevusi nagu visuaalteater ja film. Aga te nüüd ju õppisite nende laste õpetamist, kes eesti keelt ei oska. Ma olen töö käigus seda õppinud ja nende koolituste käigus. Need on siis keelekümbluskoolitused, jah? Jah, mõlemad, nii keelekümblus kui kõik sugu muud, nii keeleõppepõhised kui ütleme, tõesti meil on pakutud väga laialdast sellist spektrit erinevatest alates kollegiaalsetest suhetest või agressiooniga toimetuleku koolitus koolis, et kõik väga vajalikud koolitused minu arvates läbida. Kindlasti ma olen Olgaga nõus, et on tõesti üllatav, et õppeaasta lõpp on juba kohe ukse ees, et alles september oli, kui see alustatud. Tore saavutus on ikkagi palju selgem ettekujutus sellest, mida kujutab endast üleüldse töö võõrkeelsete lastega. Et õpetada matemaatikat lastele, kes eesti keelt ei oska, see on ikkagi täiesti midagi muud võrreldes tööga Eesti koolis, kus ma varem olin. Oluline osa tunnist on ikkagi siis nii-öelda terminite ja sõnade drill. Et seal nimelt või sihilikult lased vastata näiteks mingeid vastuseid öelda, et nad saaks seda numbrit ütlemist ja mitte mõistet ütlemist selgeks, et see matemaatika sõnavara ja terminite tase kõigil areneks. Et selles mõttes on oluline ka tunnis ka päris palju aega pühendada lihtsalt nagu terminite drillile. Lasta neil kirjutada konspekti, neid kas või mitu korda, neid ühtse samu termineid, lasta neil ütelda, terminid vastata eesti keeles. Et ka see õpilane, kes võib-olla
kuidas ma ütlen, ei ole teatud hoolikas nagu eesti keelt termite õppimisel kodus, et lihtsalt tunniski nagu, et matemaatikatunnis midagi jääks külge ja kust nagu edasi liikuda sõnavara osas ja termite osas. Ja lõpuks lahendavad ülesandeid? Lahendavad ikka jaa, aga samas ikkagi see erinevus on sees, et kui matemaatikaõpikutest, seal ütleme niimoodi, et ülesanded jagunevad kahte, on A-kategooria, B-kategooria ülesanded. B-kategooria on siis keerulisemad, siis siis paratamatult siin ikkagi ma teen lihtsamaid ülesandeid nendega, et paratamatult ma ei jõua nii palju või sama palju keerulisi ülesandeid teha kui Eesti koolis, et teatud siin erinevus ikkagi paratamatult on sees. Ja osa aega kulub keeleõppele? Jah. Mis klassidest te õpetate? Ma õpetan 7-9 klassi ja mul on siin kõik paralleelid. Sest meil on matemaatikaõppe korraldatud niimoodi, et lõviosa tunde on neil ikkagi Ukraina õpetajaga ja mul on ka siis 1 või 2 eestikeelset matemaatikatunni nädalas sõltuvalt klassist. Siis on ka meeskonnatöö? Seda küll jah, et ma pean olema selles mõttes jätkama sealt, kus Ukraina õpetaja lõpetas nagu eelmises tunnis või et omavahel kokku leppida, et mis teemaga me jätkan näiteks järgmine nädal või järgmises tunnis või niimoodi, jah. Et see konsultatsioon või infovahetus on pidev jah, et Ukraina õpetajatega, jah. Kas pärast Eesti kooli on see ikka huvitav vaheldus? See on kindlasti huvitav väljakutse, et sellepärast ma siia kooli kandideerisin tööle, et mind ennast ka nagu huvitab, ütleme keeled ja ütleme töö siis võõrkeelsete lastega, et see minu jaoks on nagu väga rahul või õnnelik, et mul õnnestus siia tööle saada eelmise viis. Mul on nagu lihtsalt hea meel, et ma praegu nagu kuulan ka seda, et kuidas siis iga õpetaja lähtub õpilastest ja iga õpetaja ülesanne on tegelikult see on tohutu suur ülesanne, et iga aineõpetaja on ka keeleõpetaja nagu meie kontekstis, et see on väga suur töö, mida siis kõik õpetajad meie juures teevad. Mis klassides teie õpetate? 7 kuni 10, valdavalt 7-8, siis 10 ikka. Eesti koolis on need päris rasked klassid? Mina ei tea, minu arust see oli nii magus iga. See on aeg-ajalt frustreeriv, aga ma nagu näen, et nad ei ole, et kui nad on üle käte või see energia, nagu mis ajab üle, see nagu, ongi nagu Fanta pudel, mis on veel avamata ja siis sa raputad ja siis teed korgi lahti, et see on nagu see pulbitsev energia. Sellega tuleb lihtsalt natukene õppida toime tulema. Minu meelest üks hea asi on Ukraina õpilaste puhul see, et ma ei oska päris täpselt võrrelda, aga mulle tundub, et see naljavendade kontsentratsioon on kuidagi üsna kõrge. Ja siis alati, isegi kui nendega vahel pahandada, nad ise vahel suudavad selle natuke pingelise olukorra nagu naljaks keerata positiivses võtmes, selle uuesti kokku sõlmida niimoodi, et okei, lähme sõbralikult edasi. Ma olen nagu andestamise lainel ja ma loodan, et nemad ka, et kui vahel on üle käte asjad. Alati on mingid asju, mis ei sobi või ei meeldi õpilaste või kolleegide või selle kooli struktuuri puhul, et sa pead kas neid kuidagi adresseerima, püüda neid teistega koos lahendama või lihtsalt vahel puhtalt missioonitundega nagu üle saama sellest. Kool kui tervik, võib-olla sellest veel midagi, mis nüüd ees ootab? Mis meid ees ootab on see, et järgmisel aastal meiega liituvad Räägu kooli õpilased, ehk siis praegune 6. klass. Et Räägu kool on siis 1-6 ja praegune 6. klass tuleb siis meie juurde, ehk siis 7. klassid. Ja see avalduste vastuvõtt on juba alanud ja see huvi meie kooli vastu on Räägu kooli peredel kindlasti on. Eelmisel nädalal meil oli ka avatud ustepäev, kus me näitasime siis meie tulevastele õpilastele meie maja ja meie üldse, kuidas me siin koolis õpime. Kui meil sellel aastal 11. klass on kõige suurem, ehk siis järgmine aasta on see lõpp. Viimane klass, 12. mis on meie Ukraina õpilaste täiesti uus, et kuna nemad õpivad 11 aastat. See on meie kooli suur väljakutse, et kuidas nad siis lõpetavad gümnaasiumi ja et kuidas me jõuame selle keele tasemeni, et nad edaspidi saaksid ka
need, kes soovivad ka Eesti ülikoolis jätkata ja need kindlasti on. ja riigieksamid. jah, muidugi. riigieksam on ikka sama, mis eesti lastel. jah, praegu ei oleks mingid erandid, et siin. Eesti keel teise keelena ja matemaatika ja inglise keel võõrkeel. jah, just. kas teil on ka mingeid tuutorite süsteeme või et õpilased aitavad õpivad rühmadena koos või? meil on üldiselt päris suur tugimeeskond, et jällegi kui võrrelda teiste koolidega näiteks, et meil on meeskonnas 10 inimest, et seal on siis sotsiaalpedagoogid, õppenõustajad, psühholoogid, abiõpetaja ja eripedagoog, et kes igapäevaselt tegelevadki sellega, et nad toetavad, nõustavad õpilasi, peresid, et tegelikult kui me räägime sellest nagu toesüsteemist, et mitte ainult õpilased seda vajavad, vaid ka kindlasti pered, et kes on täpselt samamoodi sattunud väga raskesse olukorda ja kes kelle jaoks võib-olla see Eesti haridussüsteem on ka midagi hoopis nagu täiesti uus. ja näiteks meil on olemas ka matemaatikas sellised õpiabirühmad, et need, kellel on raskused matemaatikaga, et nemad siis saavad nagu sellises nagu väikses rühmas õppida. see kindlasti toetab põhikooli õpilasi. kas lastevanemate komitee on ka või? Aga hoolekogus on, igas hoolekogus on lapsevanemate ja lastevanemate esindajaid ka. meil on ka lastevanemate kool, et see on seesama, et me õpime, õpilased õpivad ja siis lapsevanemad lastevanemate kooli kaudu ka õpivad. ja meil on olnud niimoodi, et siis iga kuu on olnud selline kohtumine koos lastevanematega erinevatel teemadel, kes siis kas meie nagu kooli esindajad on rääkinud, kas õppejuht või tugimeeskonna juht või siis näiteks kutsutud külalised, et kes saaksid siis natuke tutvustada Eesti elu. võib-olla, mis näeb välja tuua, et ta on muutuv võrreldes ju siin Eesti või vene koolidega, siis esimene aasta oli nagu eksperimentaalaasta kõigi jaoks, juhtkond, õpilased, õpetajad, õpilased ei osanud eesti keelt, järgmine aasta nüüd, kui hakkab pihta septembris, siis nende eesti keele oskused, neil on juba mingi tase olemas ja selle tõttu ju see muudab ju päris palju ka seda õppetööd. et see on selline erinevus võrreldes teiste koolidega. ja need õpilased ei ole enam nulltasemel eesti keele osas järgmine sügis. ja see on päris oluline muutus juba, et kuidas neid tunde läbi viia ja kui palju saab võib-olla näiteks, siis saab rohkem nõuda ka näiteks ja et selline muutus on selline, mis ei ole omane teistele koolidele. kui tugev õpilaste see ühine pere on või see ühtekuuluvustunne? ma arvan, et meil siin tegelikult klassijuhatajad on ka, et see klassijuhataja süsteem on meil niimoodi üles ehitatud, et põhikoolis on 2 klassijuhatajat, et üks on Ukraina klassijuhataja ja teine on Eesti klassijuhataja. ja just on, meil on siin Eesti klassijuhatajate esindajad on siin. mulle tundub, et selline nagu meeskonnatunne igas klassis on saavutatud, et kui me mõtleme sellest, et eelmisel aastal tegelikult need õpilased on tulnud ju kõik erinevatest koolidest, kohtadest, neil on täiesti nagu erinev taust, et nüüd on nad siis sattunud ühte klassi, nii ja nüüd teie hakkate koos õppima. et kindlasti et see on nagu ka midagi, millest me alustasime, et kuidas siis ka klassijuhatajat toetada, et kuidas nagu tekitada seda meeskonnatunnet, et me hästi väärtustame, kui klassijuhataja näiteks saaks ka koos oma klassiga aega veeta ka koolist väljaspool, et kindlasti ei ole ainult need seinad on kool, et kool on ka midagi muud. et mulle tundub, et see on saavutatud, klassijuhatajad saavad siis oma mõjutada ka. aga selle koha pealt ma oleks tahtnud ka lisada, et mille poolest on järgmine aasta teistsugune õpilaste jaoks, et siis nad on olnud järgmiseks õppeaastaks, nad on 1 aasta juba käinud ühes klassis, juba harjunud üksteisega. et selles mõttes on ka võib-olla klassisisesed suhted ja üksteisega läbisaamine on parem jah, et on kujunenud ju välja need suhted ja mustrid ja kõik.
et see esimene aasta oli jällegi kõik oli uus kõigi jaoks, kõik aspektid koolielus. No ikka aasta jooksul neil tekivad omad need suhtlemised, mõttekaaslased ja kõik sellised harjumused, rutiinid. Ja seda kõike ei olnud nüüd kohe üldse aastaga hakkas. Suhtlen ka õpilasesindusega ja me tegime siin, meil oli selline üritus nagu tee joomine koos õpilasesindusega. Ja siis see oli väga tore kohtumine, kus me nagu tahtsime ka seda nagu õpilaste peegeldust saada, kuidas neil läheb ja mida me võib-olla nagu saaksime teisiti teha. Ja siis nad rääkisid, kuidas nad eelmisel aastal augustis üldse ei tahtnud siin õppida. Neil oli selline protest, et ei, minu klassikaaslased, minu õpetajad on ju seal. Ja ma ei taha üldse nagu ennast siduda Eesti kooliga. See ei ole minu kool. See on võõras koht minu jaoks. Ja kuidas praegu just tund aega tagasi huvijuht küsis, et kuulajad tahavad, õpilasesindus tahab laupäeval tulla kooli, et siin ettevalmistusi kooli sünnipäevaks teha. Et praegu ütlevad, et jah, nad nagu naudivad seda. Neile väga meeldib, et nad on leidnud oma endale mõttekaaslasi, kellega nagu ehitada seda kooli. Tegelikult ju nemad on ju need, kes nagu päriselt otsustavad, et missugune see kool peab olema. Ma pakun, et need, kes on initsiatiivikamad ja õpilasesinduses, võib-olla juba see, et sa tajud, et sinu kätes on nagu seda kooli luua, vaevad, et neil seda võimalust üldse varem on olnudki. Ja nüüd see sama moodi nagu Olga usaldab oma selle kooli õpetajaid, ma tajun päris hämmastaval määral ja siis nendele initsiatiivikamatele õpilastele samamoodi, neil kuidagi, ma arvan, et tajuvad, et neile antakse palju ja nad saavad ise palju vastu anda siis. Aga ma mäletan seda reaktsiooni, et kuidas, kui ma nagu tegin ettepaneku, et kuidas siis õpetajal on nii hea meel, et nüüd ta saab mitte ainult mitte ainult eesti keelt õpetada, vaid olla nagu ka nende õpilaste klassijuhataja. Et ma nägin nagu ka seda rõõmu, et nüüd on see mu tore klass. Ma olen kuulnud ka väljaspoolt kooli, et Ukraina lapsed justkui mõjuvad natuke, et nad on nagu liiga elavad võrreldes eesti lastega. Ma ei tea, kuidas teie olete kuulnud, aga mina olen kuulnud, et Ukraina õpetajad siis püüavad meile nõu anda, et näiteks, et nendega tuleb olla karmim, et me oleme nende karmimad, et me kehtestame ennast alguses väga niimoodi karmi käega ja siis nad on nagu sulavõi meie kätes, et me alles õpime seda balanssi, et kuidas, kui palju, sest et pole nagu päris minu stiil ja paljude, ma arvan, et Eesti õpetajate stiil ka sellise karmi käega juhtimine ja ma saan aru, et seal on mingi erinevus lähenemises. See üks asi on, see kool õpetab, on ka siis arusaamine, kui sul roll on ikkagi keelele suhtlemisel õppetöös. Et seesama, et võib ju rääkida, et tuleb olla karm ja korrale kutsuda, aga kui sul ühist keelt ei ole, siis mida sa seal kutsuda niimoodi, et või siis on väga piiratud. Sest eks me mingil määral vene keelt oskame, aga see on piiratud, et siis see kohe on tunda, et kuidas nagu raskem on selle tõttu. Kõik see suhtlemine, mis iganes suhtlemine siis siin koolis aset leiab alati õpetajate ja õpilaste vahel. Et seda nagu Eesti koolis töötades nagu ei teadvusta. Väga selgelt tuleb esile, et see ju suhtlemiskeele tähtsus, ühise suhtlemiskeele tähtsus õppetöös. Et see on see, mida Eesti koolis lihtsalt nagu ei ole vaja teadvustada. Mis ma hakkasin ütlema on see, et ma tean, et Eestis osad Ukraina sõjapõgenike lapsed õpivad sellistes koolides, kus nad on võib-olla ainsad omasugused või paar sellist Viljandis või mõnes sellises kaugemas kohas. Et kuivõrd erinev võib nende jaoks olla see õppekogemus üldse. Siin on ta ikkagi nagu tegelikult, see ongi Ukraina kool. Ta on Eesti kool, aga ta on ikkagi väga tugevalt Ukraina kool. Meil on võimalus tutvustada neile Eesti kultuuri, aga tegelikult see sisu on nagu rohkem ikkagi, see hingus on nagu Ukraina hingus minu meelest siin koolis. Jah, see kool on natukene Eesti-Vene koolide moodi. See on siis huvitav, et kui näiteks järgmine aasta õpilased läheksid, seal mõned õpilased läheksid õpilasvahetuse korras Eesti kooli nädalaks ajaks ja tuleksid tagasi, et
ja siis nende kommentaarid, et kui palju oli nende jaoks tuttav, kui palju erinevat, just huvitav. No näiteks seesama Veni Vidi Vici, et see projekt, et meil on õpilased, kes on sellest huvitatud, et kes tegelikult tahaksid saada seda kogemust, et ma lähen siis Eesti kooli ja kuidas seal on, et kuidas, et siis nad tegelikult saavad aru, et mis on nagu nende eesti keele tase, mis õpetajad seal on, et noh, et kuidagi nagu see võrdlusmoment, sest nende jaoks on, nii oleme nagu ainukesed. Õpilasvahetus muutub nüüd ikka väga tähtsaks. Ja see on, noh, see on nagu tegelikult väga oluline ka meie kooli ülesanne, et pakkuda neid teisi võimalusi. Et me siin tegime ka ühte projekti Vännalinna hariduskolleegiumiga näiteks. Ja tegelikult Vabaduse kool on osa Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumist, et järgmisel aastal tulevad sinna õpilased, et siis me nagu ka mõtleme sellest, et kuidas siis me teeme valikained näiteks koos, et ei olegi nagu eraldi Vabaduse kool ja Tõnismäe riigigümnaasium, et siis me nagu saame teha ühiseid üritusi, projekte, aineid, et ikkagi nagu rohkem pakkuda seda võimalust suhelda mitte ainult ukrainlastega, vaid siis ka Eesti õpilastega ja kaaslastega. Ma olen öelnud oma õpilastele, et teie olete nagu minu jaoks, teie oletegi minu Ukraina. Ja siis meie oleme nagu vastu neile nende Eesti, et see on ka vahel distsiplineeriv selline väike kommentaar, et vaadake, et nii, kuidas te praegu käitute, nii esiteks ma jään teid mäletama ja niimoodi teie kujundate mulle mulje oma riigist, oma rahvusest. Kümnendikud, keda ma õpetan, nemad on palju avatumad, see uudishimu ja nagu see on juba väljapoole niimoodi ajab kombitsaid, et nad otsivad praegu endale suveks tööd aktiivselt ja neil on juba Eesti sõpru ja et see on lihtsalt võib-olla paratamatu ka, et 7-ndikud, 8-ndikud, 9-ndikud nagu hoiavad rohkem. Juba evolutsiooniliselt nii-öelda on see seatud nii, et nad hoiavad hästi kokku. See on jah ka midagi, et mida siis muusikaõpetajad saavad neile tutvustada. Tantsupeole minek, laulupeole minek. Siis on meil sellised nagu Euroopa projektid ka, et meil järgmisel nädalal lähevad õpilased Strasbourgi. Et üldse nagu seda, meil on võimalus avada neile maailma. Ja me teeme seda nii kaua, kui me seda teha saame. Ja täpselt samamoodi ka õpetajatele, nii Eesti õpetajatele kui ka Ukraina õpetajatele. Et võimalus reisida, kirjutada projektid, et nad saaksid seda nagu kogemust ka teistest kohtadest. Me osaleme praegu aasta koolikonkursil ja õnnestus saada sinna finaali ehk siis 10 parima hulka, kuigi ma arvan, et see ei ole, see parim on väga suhtleline ikkagi, aga igatahes väljavalikute hulka. Ma näitasin oma õpilastele tunnis nende teiste finalistide videosid, selle konkursi jaoks peab esitama video, aga meie tegime ühe sellise ja huvitav oli tegelikult reaktsioon, et ma sain aru, et neil on ainult selle kooli kogemus. Ja ühte videot näidates õpilased hakkasid minuga vaidlema, ta ütlesid, et see on ju Ameerika kool, see ei ole Eesti kool. Ja ma ütlesin, et ei, see on Eesti kool. Me ei saa sellest aru, sest me oleme selle sees kasvanud ja siit pärit. Ja tihti ütlevad, et nii lapsevanemad kui ka õpilased, et näiteks nende jaoks, et see maja iseenesest on selline kaasaegne ja selline nagu moodne. Aga see maja on tegelikult ei ole üldse kooliks mõeldud. Käisime just kooli vahel mõnede kolleegidega Saaremaa riigigümnaasiumis, et siis nagu tekkis ka mõte, et kindlasti meie õpilased peaksid nagu ka seda kogemust nagu nägema, et see on siis Saaremaa, tegelikult väga hästi nagu teavad, et Saaremaa, teame, mis on seal, aga natuke see nagu ka teine maailm nende jaoks. Ja siis mõtlesime, et näiteks koostöö õpilasesindusega näiteks teha mingisuguseid üritusi, et oleks väga tore. Aga eks ongi see Vabaduse kool ongi nagu selline panus Eesti hariduse arengusse. Ja aga selle vastutuse aspekti rõhutamine käib meie töö juurde igapäevaselt, et teil on vabadus, aga teil on ühtlasi vastutus. Aega ei saada sellest. Ma
ma tajun ka, et missioonitunne tegelikult on võib-olla kõige olulisem, mis mind üldse nagu tõi siia kooli. Tegelikult soov lihtsalt aidata nagu selles ümberdas olukorras nagu kuidagi maailma. Ja üks väike emotsionaalne kommentaar, kui tohib. Ehk oli suur kontsert Vabaduse väljakul, kus esines siis Kalusorkester, kes võitis Eurovisiooni Ukraina poolt eelmisel aastal ja Stefan ja Tanel Padar. Ja seal oli palju inimesi, seda kanti üle ja me vaatasime lastega koolis natuke neid ülekande siis jupikesi ja siis nad, ma mäletan 7. klassis, pool klassi oli olnud seal oma vanematega, nad tundsid ennast, tahtsid kogu aeg näha, kus nad täpselt seal on, oi mina seal hüppan ja mul oli lihtsalt selline väga veider déjà vu, et aasta tagasi veebruaris oli ju see meeletult suur Ukraina toetuseks protest ja kontserdid, Stefan esines. Ma olin seal, hästi külm oli, kõik südamed põksusid nii-öelda Ukraina poole ja nüüd täpselt samas kohas need minu õpilased järsku hüppavad seal, kellest mul ei olnud aimugi aasta varem, et elu viib meid kokku, et ma sattun siia tööle ja nüüd nad niimoodi, ma olen seal ja me teame, see on Vabaduse väljak, kool on seal, Kaarli kiriku tornid, võt me oleme seal, see on meie kool. Täiesti sürreaalne tegelikult. Ja Stefanit teavad. Ja Stefanit teavad, ja. Ja siis mõtledki, et nagu ühest küljest ma väga tahaks, et nad saaksid koju naasta. Ja väga tahaks enne kõike seda, sest et kes siis muidu veel ehitab selle Ukraina riigi üles. Kui meie saame anda panuse nende noorte inimeste arengusse, kes lõpuks lähevad seda riiki üles ehitama. Ja samal ajal sa emotsionaalselt kasvad nende lastega kokku ja kui keegi niimoodi ootamatult ära läheb, siis nagu täiesti tardumus on hetkeks, et minu laps või kas ma ei näegi sind rohkem või väga segased tunded. Mõned isegi õpetajad ütlesid mulle ka, et kui sõda lõpeb, siis nad kindlasti tahaksid külla kutsuda, et näidata seda Ukraina elu ja kultuuri ja loodust